Ajalugu on õpetanud meile seda, et meil on sõbrad ja meil on vaenlased. Vaenlastega peab võitlema. Vaenlane on keegi teine, kes ei lase meil hästi elada ja teda peab alistama. Kes seda teeb, on tõeline kangelane. Aga tavaliselt on kõige suuremad vaenlased inimese enda sees. Mis need siis on? Need on meid kahjustavad mõtted, tunded, uskumused. Näiteks, ma pole piisav, mul on häbi, milline ma olen, kuidas ma välja näen, mida ma mõtlen, mida ma olen valesti teinud ja nii edasi ja nii edasi. Need ei lase inimesel tunda end õnnelikuna ning elada seda elu, mida ta väärib. Et kuidas ma saan elu nautida, kui mul on nii palju puudusi ja ma olen teinud asju, mida ma peaksin hoopis häbenema. Enamjaolt need kõik mustrid on pärit lapsepõlvest ja võib-olla enda sees väga sügaval peidus. Kuid siiski see kiirgab infot, et õnn ei ole minu jaoks. Et elus paremini toime tulla, luuakse endale fassaad, mask, mis ei lase teistel neid puudusi märgata. Ja tegelikult ei märka siis varsti enam ise ka seda. Aga oma sisemise vaenlaja seest ei põgene kuskile. Ta järgneb sinule igale poole. Vaat oma sisemiste vaenlaste leidmine on tõeline kangelastegu, mis nõuab julgust ja ausust. Vahel saab ka korralikult haavata, kuid need haavad on parandatavad, need paranevad päris kiiresti. Kangelane ei ole see, kes võitleb vaenlasega, vaid on see, kes saab sõbraks iseendaga. Eelkõige on sõbraks ja toetajaks oma sisemisele lapsele, kes on uudishimulik, vaba, oskab imestada ning elust rõõmu tunda.